Dear Bruce, I need to be honest and clear. I'm going to marry Harvey Dent. I love him, and I want to spend the rest of my life with him. When I told you that if Gotham no longer needed Batman, we could be together, I meant it. Well, I'm sure the day won't come when you no longer be Batman. I hope it does. And if it does, I will be there. But as your friend, you should. I'm sorry to let you down. If you lose your faith in me, please. Ma küsisin AI-t, et mis videot ma võiks teha ja AI arvas, et ma võiks minna oma motikaga off-roadi sõitma. Aga ma arvan, et ma ei lähe oma motikaga off-roadi sõitma. Ja siis teine asi, mis ta arvas, oli see, et ma võiks rääkida oma motikast. Ja ma mõtlesin, et tegelikult see on hea idee. Ma võin rääkida küll SV-st, kuna inimesed aga ei tea SV kohta midagi. Ja alustame siis sellest, et SV-sid on mitu tükki või mitut sorti. Sul on bike-versioonid ja sul on naked bike'id. Minul on siis naked bike ehk siis tänavaratas, linnaratas, kuidas iganes sa kutsud seda. Aga bike-versioonil on siin ees siuke kondel ja ta on jah, siukse lamava asendiga. Motikas tolmune, ma ei tea, kus see tolm tuleb. Ja SV-l on siis 650-sed, see on ka 650 ja siis on tonnised. Ja minul on siis 2005 aasta masin. SV-si on siis mitmesuguseid. Minul on 53 kilovatine. Ma täpselt ei teagi, palju kilovatte on tonnisel. Aga jah, tonnisel on näiteks 2 summutit taga. Enamasti on SV-del 1 summuti. Ja miks mina SV valisin? Ega ma ennem ka nende motikate kohta mitte midagi teadnud. Polnud kunagi näinud, polnud kunagi kuulnud. Aga siis mul on üks hea tuttav, kes seda motikat soovitas. Ja otsustasin siis minna vaatama ja hakkas väga meeldima. Ja see masin, kütus on täis. See masin on ideaalne esimeseks motikaks. Pluss ta sõidab väga häid rajaaegasid. Ta teeb ära ajaliselt võimsamatele motikatele. Et jaa, väga mõnus motikas. Ta on piisavalt kiire ja ilusa häälega. Tal on V2 mootor, 650 cc, pritsung ja ta teeb ilusat häält. Osad V2-d teevad väga koledat häält, aga SV-l on nagu mootor, on rohkem siukse V-kujuga, ütleme nii. Ja see teeb ilusat häält. Jah, mulle meeldib. Pluss ära vahetad, siis ta teeb sul pauku ka ja viskab summutist leeki välja ja mis on hea SV puhul on see, et sa ei pea motikat timmima. Sa võid lihtsalt panna summuti peale ja ta töötab ideaalselt. Et mõndade masinat on vaata see, et sa pead hakkama mingi kuradi tuunima masinat või seadistama, et ta sul töötaks normaalselt. Aga SV teeb hea. Et jah, mina olen
väga rahul seda masinaga. Tal on väga vastupidav mootor. Et jah, osadel motikatel on vaata vähe sitem mootor. Mõtled, et türa, kui ma nüüd seisma jään, kas masin läheb käima või ei lähe. Et SV-ga ei ole sellist probleemi. Sa võid kindel olla, et ta läheb sul alati käima. Pluss sul on odavad jupid. Et sul ei lähe mingi 1000 miljon eurot. See on ka hea asi. Et SV on siuke hea kindel valik. Kui sa tahad endale siukest ägedat, mõnusat, vastupidavat, ütleks nii, et lollikindlat masinat, siis osta SV. Ja ma võin garanteerida sulle seda, et sa jääd seda masinaga rahule. Ja kui sa tahad võimsamat, osta tonnine SV. Oi jumal, see võib päris jõhker pill olla. Jaa. Ta kaalub 187 kilo minu teada. Ja maksimumkiirus on tal 210. Ja ma ei tea, mis tal 0-100 läks mingi... No, ma ei tea, ma seda ei mäleta täpselt. Aga suht kiiresti. Ütleme nii, et autodest on kõigist kiirem. Et ta ikkagi lippab. Aga ühte ma ütlen. Suve lõpus tuleb üks ilus SV müüki. Siis on teie võimalus. No kuuled neid pohke. SV-na. SV. Nagu te näete, ilm on ilus, meil on 15 kraadi sooja. Mingi mõni tund tagasi näitas isegi 17 ja päris palju motikaid on väljas. Ja noh, ma ei imesta ka, nii ilus ilm ja ilmad pidid minema külmemaks, nii et kõik võtavad seda, mis võtta on. Aga jaa, muidu, kui te tahaksite teada, siis see masin G63. Vaat see on mu Dream Mersu SUV. See on üks kõige ilusam kuradi oma maastur, mis ta saad omale osta. Jaa, aga kahjuks maksab sama palju kui mingi Ferrarina. Et kui mul on valida kas see auto või Ferrarina, siis ma võtaks Ferrari ikkagi. Oh my god, siin on mingi hea soe koht praegu. Soe on siia kinni jäänud vist. Vaat nii. Lahe kiiver. Igal pool on tõkkepuud ees. No, mis sa nüüd siis? Tead, mis tõkkepuu ees? Ma ei lähe siit läbi. Ma keeran ümber. Pärast siin kuskil mingi kaamera. Ja siis tuleb mulle kiri, et maksa nüüd 500 eurot trahvi, sa sõitsid siit läbi. Ja ma ei taha maksta 500 eurot. Nii et ma keeran ümber ja vaadake. Siin on üks ilus jeep. Teadsite, et mõndadel... see ongi SRT. Te kujute ette, kui kiire see on. Ma tahtsingi just öelda, et mõndadel nendel jeepidel on SRT mootor peal. Ja oi, pasa, kui kiire need asjad on. Kanda tahaks selle SRT jeebiga räägida. Lihtsalt huvi pärast. Et kumb on kiire. Poisid
pidasin juba reviks, aga noh, see oligi põhimõtteliselt rev. Tuli mingi norm voice crack sisse. Elab üle. BMW magab. Aga revi peal ärkas üles. Revi peal ärkavad kõik üles. Samamoodi ka üks Karen. Aga teie seda ei tea. No, ma räägingi selle loo nüüd ära. Käisin eile või ma ei tea, mis päev on. Käisin sõitmas, läksin mere äärde, tegin motikas pilte, onju. Ja jätsin motika käima ja siis näen, kaugelt jalutab mingi Karen koeraga. Ma väga ei arvanud sellest midagi, eks ole. Jalutab mu motika juurde, hakkab vene keeles midagi plärisema. Ja noh, ma lihtsalt ütlen, et kell oli mingi 4 päeval. Hakkab midagi mõlisema, et pane motikas kinni, et see on liiga vali või midagi. Ma ei öelnud talle mitte midagi, ma vaatan talle silma, eks ole. Lähen motika juurde. Panen vendale normid, revid maha niimoodi, noh. No ma revisingi nii kaua, et see vend lihtsalt jalutas minema. Oi, see oli nii hea, noh. Ma sain sellest tegelikult video ka, aga GoPro'l oli midagi, ma ei tea, mis tal oli. Ta ei salvestanud audiot peale. Ossa, ehitatakse veel majasid juurde. Teadsite, et siin maksab mingi üks korter, maksab mingi, ma ei tea, mingi 2 milli või? Rohkem veel. See on crazy, kui kallid korterid siin on. Nagu sul tuleb ikka normid pappi vaja, et siia korter osta. Aga noh, selle järgi sa saad ka teada, et noh, keegi siin elab, noh, siis ta ilmselt on rikas. Võt. Hunnik paate on siia pandud. Päris lahe. Lähme vaatame paate või? Siis saad öelda, näita mulle viiulit. Ma näitan sulle oma paati. Siin on üks huvitav story. Ükskord ma olin ka siin. Istusin seal ja siis nägin mingi ilgelt nice paat nagu pull-up'is seal ja inimesed tuleb maha, seal mingi väike poiss ja läheb oma emaga, on ju, tuleb sealt paadist, kõnnivad siia korterisse ja siis väike poiss on nagu vaata emme, ma tahan ka sellist paati omale. See oli mingi sitaks suur paat, mingi luksus, mingi jaht on ju. Ja siis emps ütleb ta, et kui sa 14 saad, siis issi ostab sulle. Ja ma ei tea, võib-olla see poiss on nüüd 14 ja paneb oma paadiga siin ringi. Ma pidin tegelikult SVS rääkima, aga mul pole rohkem midagi rääkida. Võin veel nii palju öelda, et see on ikka üks paganama ilus ratas ja paganama vali ja paganama ilusaid pauke teeb ja paganama kiire ka ja ütleks nii, et kõik on tal paganama hea. Tänaseks ongi kõik ja kui teile see video meeldis, siis pange like ja subscribe ja kommenteerige midagi siia alla. Thanks, et vaatasid ja näeme järgmine kord. Päev!